1870. aastal algatas Jakob Purt ülemaalise rahvaluule suurkogumise. Eesti Kirjameeste Seltsi presidendina avaldas ta 1871. aastal esimese üleskutse, palve neile, kes jutustusi Isamaal sündinud asjast armastavad, ning sellele vastas üksjagu eestimaalasi. 1880. aastal siirdus Jakob Purt Peterburi Jaani koguduse pastoriks ning töötas seal 20 aastat, aga rahvaluule kogumine oli talle ikkagi südamelähedane ning 1888. aastal avaldas ta oma kuulsaima üleskutse, paar palvit Eesti ärksamatele poegadele ja tütardele. Esimene palve oli suunatud murdekeele kogujatele, aga teine palve oli suunatud kõikidele, kes vähegi sulge pruukida oskavad, sest selles palves palus ta kirja panna endale rahvalaule, mida ta hindas hästi kõrgelt, aga ka rahvajutte, vanasõnu, mõistatusi, kombeid ja pruuke, rahvausku ja ebausku. Ning sellele üleskutsele vastasid 100 inimesed üle terve Eestimaa ja nende hulgas oli ka 33 Virumaa inimest. Oma esimeses aruandes tõstab Jakob Purt esile 4 meest. Nende hulgast üks oli Nikolai Eek Vaivarast. Jakob Purt oli huvitatud, et rahvaluule kogumine oleks haaratud üle kogu Eestimaa ning ta jälgis, kust oli rohkem rahvaluulet kogutud ning tõstis seda esile. Näiteks ta tõstis esile Virumaalt Viru Jaagupi, Viru Nigula ja Väike-Maarja materjali ning laulukogu Kadrina pastorilt, kes Kadrina pastor Knüpper pani juba varem kirja umbes 600 regivärsilist rahvalaulu. Aga nendest kihelkondadest, kus materjali oli vähe saadud, neid ta ärgitas ka kaasa lööma, aga saatis ka oma kaastöölisi. Esimene võib-olla veidike ebaõnnestunud saatmine oli, kui ta saatis Vastseliina kihelkonnast pärit Hindrik Prantsu Alutagusele rahvaluulet koguma. Hindrik Prants hindas ise oma tööd Alutaguselt üsna kriitiliselt, väites, et siit on palju raskem rahvaluulet koguda kui näiteks Setomaalt ja et tal ei õnnestunud ühtegi laulu algusest lõpuni kirja panna. Aga probleem oli muidugi selles, et ta ei tundnud ei kohalikke rahvalaulu ega ka vastavat murdekeelt. Jakob Purt saatis ka Virumaa rannikuküladesse 2 stipendiaati, Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmeid Oskar Kallase ja Mihkel Ostrovi ning need noored mehed kogusid siis koolivaheajal suvel rahvalaule põhiliselt ning panid enamasti kirja niimoodi, et ühe rea kirjutab üks, teise rea teine ning enamasti jäädvustasid need laulud laulmise järele. Ning kokku sai 850 laulu umbes ning Jakob Purt oli selle tööga väga rahul. Ta väitis, et need laulud mitte ei ole ainult mahult, ei ole see kogu suur, vaid see on ka väga tuumakas ning seadis seda suurkooli teistele õppuritele eeskujuks. Et kuidas koolivaheaega võib kasulikult veeta.
aga tegelikult tegidki üsna paljud kooliõpilased, ülikooliõpilased kaastööd just nimelt koolivaheaegadel. Nii oligi näiteks Virumaa juurtega Karl Johannes Leetberg, hilisem keeleteadlane ja teoloogiaüliõpilane Jakob Valk kogusid rahvaluulet Virumaa kihelkondadest, oma kodukihelkondadest ning ka oma kunstiõpingute vaheajal kogus rahvaluulet Kristjan Raud, kes oli pärit Viru Jaagupi kihelkonnast ning oli juba lapsena kuulnud neid rahvalaule, rahvajutte ja ka karjasalve häält. Ning nii kogus ta oma suvevaheajal siis neid vanu regivärsilisi rahvalaule. Ta naiste kõrval pani ta kirja ka meeste laulu, mida on Eesti rahvaluule kogudes suhteliselt vähe ning ühe oma lauliku juurde, laulu sõnade juurde pani ta kirja ka, joonistas ta ka Jüri Klammeri portree. Nii võis öelda, et Virumaalt oli tegelikult kogujaid üsna palju ning kui Jakob Hurt esines muinasaja seltsi kongressil Riias 1896. aastal, siis tõstis ta esile just Virumaad ehk Rakvere kreisi, kust oli kogutud kokku 15,8% kõikidest materjalidest. Ja muidugi oligi Virumaal üsna palju kaastöid tegevaid ka kooliõpetajaid, sest õpetajad kui maasool on ikkagi kultuuritööl alati esirinnas olnud ja võtsid ka aktiivselt rahvaluule kogumisest osa. Näiteks Uunurme kooliõpetaja Abel Valter kogus materjali Iisakust, August Tõnurist kogus Pasavere kooliõpetaja kogus materjali Jõhvist ja Vaivara kihelkonnakooli juhataja Heinrich Maasing kogus ise materjali Hurdale, aga ärgitas ka oma õpilasi kogumistööle ning tänu sellele kogus kokku üsna kenakese kogu Vaivara rahvaluulet. Aga mõistagi ei olnud rahvaluule kogujate hulgas ainult kooliõpetajad, õpilased ja tudengid, vaid väga erinevate erialade inimesed. Näiteks Mihkel Elias tegutses rändkaupmehena ning oma kaubareisidel püüdis ta just õhtuti peatuda nendes kohtades, kus oli teada, et on häid jutustajaid ja lauluoskajaid ning nii sai ta õhtuti siis nendega juttu vestes panna Jakob Hurdale kirja rahvaluulet. Ning hiljem töötas Mihkel Elias talukaupmehe juhatajana ja oli ka Narvas kaupluse pidaja, aga saatis ikkagi Hurdale üksjagu materjali, mida Hurt väga kõrgelt hindas. Üks Hurda kaastööline oli ka Paulus Paurmann, Jõhvi kihelkonnast pärit mees, kes oli eriti huvitatud rahvajuttudest. Ta kogus väga erinevat liiki rahvajutte, ta pani kirja pajatusi, naljandeid, muinasjutte, muistendeid ja seda kõike väga heas murdekeeles. Ning Paulus Paurmanni võib jutu pärimuse kogujana hinnata, et ta oli üks paremaid juttude tundjaid kogu Eestimaa ulatuses. Haljala kihelkonnast pärit Julius August Reberg tegi Jakob Hurdale kaastööd üsna paljude aastate jooksul
ning saatis talle ühtekokku 16 saadetist. Oma esimeses saadetises kirjutab ta vaimustusega Hurdale, et see on töö, mida iga isamaalane tegema peab, kes oma kodumaad austab. Ja et ta proovib ikkagi ka edaspidi materjali saata. Aga aasta hiljem kirjutas ta Hurdale juba mõnevõrra pessimistlikumalt, et Haljala kihelkonnas on materjali küll ja küll, mida koguda, aga korjajad jäävad leigemaks, et oleks vaja uut ergutust saada. Ja et korjamine oli väga aktiivne küll 1888. ja 89. aastal, aga nüüd on vähemaks jäänud. Ja Reberg puutus oma kogumisreisidel kokku ka inimestega, kes rahvaluule kogumist millekski ei pidanud ning isegi Rebergi hurjutasid, et no Urt soovib ainult neid poisikesi lollitada ja mis see rahvaluule kogumine, et see on tühi lora ainult. Aga Jakob Hurt pidas Rebergi kogutud materjali hindas üsna kõrgelt ning seadis tema tööd ikka teistele eeskujuks. Pärast 35 aastast vaheaega alustas Reberg taas rahvaluule kogumist, seda korda 1927. aastal asutatud Eesti Rahvaluule arhiivile. Arhiiv jätkas Jakob Hurda poolt alustatut kavakindlat ja sihilikku rahvaluule kogumist, aga ka materjali korraldamist ja väljaandmist ning Reberg tegi arhiivile kaastööd 1930. aastail. Ta kogus endiselt hästi palju regivärsilisi rahvalaule ja neid regivärsilisi rahvalaule on antud välja ka Virumaa Haljala vanas kandles ja see on siis selline suur laulukogu ühe kihelkonna rahvalauludest. Ning peale selle kogus Reberg ka rahvajutte, näiteks ta on kirja pannud umbes 40 imemuinasjuttu ja teist nii palju teisi muinasjutte, aga ka muid rahvajutte ning ta kogus ka uuemat rahvaluulet. Näiteks ta kohtus 1931. aastal ühe rahvaarsti Jakob Lobjakasega ning võttis osa tema raviseansist. Jakob Lobjakas ravitses, kasutas nii massaaži kui elektriravi ja nende kombinatsiooni ning Reberg oli siis ühel korral tema patsient ning sellel korral nad siis ka vestlesid omavahel ning Reberg pani kirja selle ravikäigu ning saatis ka selle materjali arhiivile. Ühtekokku saatis ta Eesti Rahvaluule arhiivile umbes 1600 lehekülge materjali. Ning kui 1935. aastal õnnestus hankida preemia rahvaluule kogujatele, see oli siis Eesti riigivanema, hiljem siis Eesti Vabariigi presidendi rahvaluule preemia parematele rahvaluule kogujatele, siis Reberg pälvis seda preemiat 5 korral koguni. Nii et kuni 35. aastast kuni 40. Ning kogumistöö loomulikult jätkub ka tänapäeval ning nüüdseks on taastatud ka Eesti Vabariigi presidendi preemia parematele rahvaluule kogujatele ning seda preemiat on saanud mitmel korral ka Virumaa kogujad. Kogumistöö jätkub.